Nii, ja kuidas seda lugu siis presenteerida õigel viisil? Tere! Kõigepealt tahaksin ma rääkida teile ühest väga tuntud loost, milleks on Punamütsikese muinasjutt. Ja Itaalia semiootik Umberto Eco on öelnud, et põhimõtteliselt võib enamus avalikke näiteks meedias ilmuvaid lugusid sellele Punamütsikese muinasjutule taandada. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et igas sellises loos, mis meie ümber on olemas keegi, kes läheb midagi tegema ja teeb seda heas usus, näiteks nagu Punamütsike läheb vanaemale toitu viima. Ja siis tuleb keegi, kes teda takistab, kelleks on hunt. Ja kui hunt on oma pahateod ära teinud, siis saabub päästja, kelleks on jahimees. Ja tegelikult on olemas veel 4. tüüp, kelleks on siis vanaema. Ja et teile kuidagi seda illustreerida, kuidas see tõesti meie igapäevast elu ümbritseb, umbes samasugune lihtne loo struktuur, võtsin ma lahti tänase Postimehe ja hakkasin vaatama. Ukrainal napib jõudu. Selles loos kindlasti, nii nagu Postimees on seda esitlenud, on Ukraina Punamütsikese rollis, NATO, USA, need võiksid olla hundi rollis, kuid kipuvad hetkel olema vanaema rollis, ehk siis keegi, kes vaatab kõrvalt, ja siis Venemaa on hundi rollis. Nüüd, kui me vaatame Vene meediat, siis see on suhteliselt täpselt tagurpidi, et Punamütsike on need venelased, kes on Ukrainas, Putin on jahimees ja NATO on hunt. Ehk siis tegelikult ka lugude vahel on sellised võitlused, et üsna sarnane info, mis meile esitatakse, mõnes mõttes nii-öelda kõige lihtsam faktirida on sama, aga et kuidas keegi esitleb neid sündmusi, mis valguses, see tihtipeale määrab ära siis, et kes on hea ja kes on halb. Lähme edasi. Kapo aastaraamat selgitab putinlaste taktikat. Kapo hunt selgelt. Või vabandust, jahimees selgelt. Putinlased, hunt. Nii edasi. Päästjad annavad kodudes tuleohutuse kohta nõu. Siin me võime öelda, et päästjad kui klassikalised jahimehed, tuli kui hunt ja nii edasi. Nüüd huvitav uudis on, nõukogu hääletab Eesti Rahvusringhäälingu juhi saatuse üle. Ja siin me näeme ka seda, et ilmselt ei ole veel selge, kes on hunt. Ja et seda tuleb arutada. Aga selgelt on jahimeheks on nõukogu, kes on tulnud siis probleemi analüüsima ja lahti rääkima. Nii et tegelikult on meie ümber kogu aeg lood. Ja võib-olla see, kuidas meie ümber maailm mõtestub, selles ongi hästi tähtis roll selles, et kuidas me nendesse lugudesse sattume ise või kuidas me neist räägime. Ja kui me niimoodi mõtleme, siis me ei saagi nendest lugudest lahti. Me oleme alati mingites lugudes tegelased. Ühte või teist pidi kuidagi oleme me kas jahimehed kellegi jaoks hundid ja nii edasi. Mul tulevad meelde ka mõned sellised korruptsiooniskandaalid Eestis, kus eriti hästi poliitikas on näha see, et loomulikult kõik üritavad olla jahimehed, jahimees on parim koht, kus olla, kui sa oled poliitik. Siis, kui seal ei õnnestu olla, siis toimub hästi kiire liikumine Punamütsikese suunas. Öeldakse, et ma olin ise ka ohver näiteks selles olukorras, nagu kõik teised. Või ühes hiljutises kohtuasjas ka üks kohtualune kinnitas, et eks ma olen ise ka ohver. Ja siis edasi tuleb kukkumine nagu vanaema positsioonile, et ma olin võib-olla ära üldse välismaal. Et ma olin kuskil puu otsas, kui see asi sündis. Nii et lood igal pool meie ümber. Midagi pärast ei saa. Enam mu esimesest slaidist edasi. See on võib-olla seotud selle puldiga. Niisiis, miks jutustada üldse lugusid? Et nad korrastavad infot. Väga palju on meie ümber sellist infot, mis on korrastamata. Ta näib korrastatuna, ehk siis ta võib olla näiteks Exceli tabelis, aga see on teist tüüpi korrastatus. See on see korrastatus, mis ei ole inimlik nii palju, vaid mis on selline masinlik korrastatus.
ja ta näeb silmale ilus välja, aga ta moodustab kaugelt vaadates mustri, mis ei jää meelde. Lugu on midagi sellist, mille rääkimise järel võib juhtuda, et seda mäletatakse terve elu. Et võib-olla teie enda lapsepõlvest on meeles mõni lugu, mida vanemad on teile rääkinud, aga kui nad oleksid selle esitanud teile lihtsalt mingisuguse nimekirjana, siis see ei pruukiks nii hästi meelde jääda, vähemalt tavaliselt mitte. Ehk siis lood jäävad meelde. Ja eraldi teema on see, et üldse inimesed, kes on võimekad ennast väljendama, kes on verbaalselt võimekamad, kes teavad rohkem sõnu, aga kes oskavad ka oma mõtteid lugudesse panna, need on üldjoontes edukamad. Kui vaadata suuri riigimehi, kui vaadata näiteks ettevõtete tippjuhte, siis ei ole alati selge, et kumb enne tuli, et kas nad õppisid nii-öelda hästi lugusid jutustama ja siis said headeks juhtideks või said nad kõigepealt headeks juhtideks ja siis nad hakkasid lugusid jutustama, kuid ma arvan, et see asi on toimunud nii-öelda käsikäes. Ja kui me vaatame Eestis selliseid inimesi, kes näiteks tipp-poliitikas on hästi ilma teinud või nii-öelda, kelle kohta võiks öelda, et on justkui riigimehed siin, ma ei tea, Lennart Meri või võib-olla ka mõni inimene, kes ei ole võib-olla üle nii positiivse kuvandiga, on ikkagi hästi tähelepanuväärne poliitik, et siis nad on tavaliselt on neil olemas ka mingisugune üsna selge lugu või võime seda rääkida ja see eristab sellist nii-öelda karjääripoliitikut sellist riigimehest. Et kui me võtame, ma ei tea, Mart Laari, Siim Kallas ja Edgar Savisaar, kes minu jaoks loomulikult ei esinda positiivses mõttes riigimehest, aga võib-olla esindab ühte sellist näidet, et tegelikult võib olla ka teadlikult hunt. On olemas inimesi, kes suudavad lugudes olla hundid ja sellest justkui võita ka. Et selline asi on tegelikult olemas, aga seda üldiselt ei soovita, kui täpselt ei ole selle rolliga väga ise harjunud. Nüüd, mis on lugude puhul veel hästi tähtis, on see, et ma ise kunagi sattusin kokku Mikko Fritzega, kes tol ajal oli siis Tallinna kultuuripealinna projekti juht. Ja temaga koos olime me selle probleemi ees, et ta palus mult nõu, et mida teha selle kultuuripealinnaga sellist, et see tõesti ärataks Euroopas tähelepanu. Et see tõesti tooks inimesi siia ja et see oleks selline jääv asi, kõik mäletaksid kultuuripealinna. Ja mõtlesime ja mina mõtlesin veel eraldi pärast ja no on selge, et Euroopa poolt vaadates Tallinnas ei ole võib-olla selliseid väga massiivseid arhitektuurimälestisi. Tõepoolest vanalinn üks asi on, aga tegelikult, kui me ikkagi Euroopas reisime selliseid vanalinnasid või teistsuguseid, aga väga ilusaid vanalinnasid, on tohutult palju. Nii et Euroopa poolt vaadates ta ei ole nagu selline tohutult eristuv ja omapärane asi. Ja siis see järeldus, milleni me jõudsime, oli see, et kuigi meil on Eiffeli torn, siis on üks asi, mis üheski kohas ei pea olema väiksem kui teises kohas. Et isegi kui me vaatame, ma ei tea, mingisugust maailma kõige vaesemat piirkonda, mõnda slummi kuskil, siis neil võib olla see kõik palju vaesem, aga neil on üks asi, mis võib olla sama suur kui näiteks Pariisis ja see sama suur asi võib olla lugu. Lugu võib alati olla suur. Lugu võib olla ka kõige väiksemas kohas, kõige väiksemas külas, kõige väiksemas majas, kõige võib-olla õnnetumas perekonnas isegi olla suur. Ja sellest lähtuvalt me otsustasime, et see nii-öelda kultuuripealinna nagu selline lubadus peaks olema lugude keskne. Ja teisest küljest seal oli küll üks programmiline asi ka, seal öeldi, et see peaks ka mereäärt kajastama. Nii et siis me pressisime selle sinna sisse ja saime mereäärsed lood. Ja selle nagu idee oli see, et me võiksime sinna selle ümber koondada hästi palju inimesi, kes on loovisikud, näiteks Saala Arvupärt või Erkki Sven Tüür või mõned kirjanikud ja panna neid looma sel aastal lugusid, mille sisse jääks Tallinn kui mereäärne koht. Ja kahjuks meil see ei õnnestunud, sest et Mikko Fritze
üldse lahkus poole pealt sellest ametist ja vähemalt 100% ei õnnestunud. Mingil määral see kuidagi kajastus õhuteatri tegemistes ja muudes asjades, aga selle mõtte ilu minu jaoks oli see, et kui meil oleks õnnestunud näiteks, ma ei tea, Erki Sven Tüür meelitada sellesse tegema oma mingi sümfoonia just sel teemal, kus on sees Tallinna kõik need ajaloolised mingisugused aspektid, konfliktid, rahvaste liikumised, mereäärsus, kõik, mida iganes ta sinna valiks, siis see jääb võib-olla maailma ajalukku, see lugu sellises muusikalises vormis. Et seal ei ole mingisugust vahet, kus on see loodud, et tema võimsus tuleb hoopis muudest asjadest. Ja samal ajal, et me seda seal kultuuripealinna võtmes mõtlesime, ei tähenda seda, et seda ei võiks iga aasta mõelda, iga üks mõelda, ei võiks mõelda ka, ma ei tea, Haapsalus, Saaremaal või Pärnumaal või ükskõik kus mujal, umbes samasugusel viisil. Nii et lugu võib olla igal ühel, ole see ametnik, politseinik, kerjus, miljonär, poliitik või ela seal ükskõik kus. Ja vahel on isegi niimoodi, et tänu sellele, et sa oled võib-olla väikeses kohas, võib su lugu olla isegi huvitavam ja erilisem ja levida palju kaugemale. Ja teisest küljest maailma üks kuulsamaid väepealikke, Aleksander Suur, väidetavalt külastas väidetavalt Achilleuse hauda ja tema probleem oli see, et ta oli tõesti üliedukas väejuht. Ta võitis kõik lahingud, ta suurendas oma impeeriumi niisugustesse suurustesse, mida isegi tänapäeval on väga raske ette kujutada, aga tal oli üks probleem, et kes sellest kirjutab, kes räägib tema lugu. Ja Achilleuse haual oli tal see küsimus siis Fuulil, et küll oli või see nagu mõte, et Achilleus oli õnnelik, et ta leidis Homerose, kes tema hiilgust kuulutas. Ja Homerose eeposed on need, mis on tegelikult lugude lood, mis on nagu kõigi lugude, hästi paljude lugude aluseks maailmas siiamaani. Nii et kui me vaatame Eesti tänast poliitikat või seda sama, mis ma enne rääkisin, sellest nagu tippjuht olemine või poliitik olemine, et siis isegi kui need isikud alati ise ei ole head kirjutajad, siis on ka alati soov leida keegi, et väidetakse, et kuigi Lennart Meri oli ise hea kirjutaja, siis tal oli ka Enn Soosaar, kes nii-öelda oli tema kroonik mõnes mõttes. Ja küsimus on, et kes on Toomas Hendrik Ilvese kroonik, et kas see on näiteks Iivi Anna Masso. Ja see ei ole üldse nagu tühine küsimus, sest et peale selle, et te ise räägite oma lugu, on ka üsna tähtis see, et keegi teine võiks seda samamoodi edasi rääkida. Produktsioonid, mis meil on näiteks rahvused, nad põhinevad ainult lugudel. Et kui vaadata rahvuste arengut, siis nad said alguse sellest, et kõigepealt tulid nende rahvuste lood, siis tuli rahvuskirjandus, rahvusajakirjandus. Tänaseks on kogu see rahvuskultuuri nii-öelda erinevad osad nagu filmindusest kuni, ma ei tea, ükskõik milleni. Kõik need on need, mis kogu aeg kinnitavad üldse seda, et on olemas rahvus. Ja kui need lood surevad, siis sellel ajal sureb ka see nii-öelda rahvus. Et sellepärast ju meil Eestis ka see, et ikkagi toetame oma kultuuri läbi selle, et oleks kirjandus ja muusika ja teater ja kino, kõik asjad olemas, sest et tegelikult, kui need lood ära kaovad, siis ei jää mitte midagi järele. See on kõik kujuteldav ja võib-olla üks paremaid raamatuid selle kohta on Benedict Andersoni raamat Kujuteldavad kogukonnad ehk Imagined Communities. Aga mis asi siis lugu on? Lugu on iseenesest üks rida jutustatud sündmusi. Heades lugudes on olemas mingisugune pinge, mingisugune dramaatiline potentsiaal. Tavaliselt see tähendab seda, et kas see, kellel on hästi, sellel hakkab halvasti minema või see, kellel on halvasti, sellel hakkab hästi minema. Ja tihtipeale see võib juhtuda ühe loo jooksul mitu korda. Ja see on see põhjus, miks lood on huvitavad. Et kui ma ise olen selline, nõustan inimesi nende mainealal ja nii edasi, siis ma ka tihti räägin seda, et kui te olete ainult ideaalne kogu aeg, siis see ei huvita kedagi ja see ei ole nagu isegi usutav, sest keegi ei ole kunagi ideaalne.
Ja sama lugudega, et kui nad räägivad ainult millestki, mis on kogu aeg hästi, siis nad ei huvita mitte kedagi. Nii et see on täiesti selgelt omaette põhjus, miks inimestele meeldib vaadata, kuulata lugusid, kus on probleemid, kus hea kohtub halvaga. Ja kui ma algul tõin selle punamütsikese näite, siis kõige lihtsam lugu ongi tegelikult lihtsalt see, kus hea kohtub halvaga. Ja see väidetavalt tuleneb inimkonna nii vanast ajaloost, et seda on võimatu tuvastada, kust ta tuleb, aga selles on olemas mingi jälg sellest, kuidas inimeste elu loodus kujundab. Ehk siis sul on kogu aeg iga päev see sama asi juhtumas, et sul on öö ja päev, ehk siis sul on justkui mingisugune positiivne asi, mis siis võitleb nii-öelda pimedusega ja põhjapoolkeral ja lõunapoolkeral ekvaatorist kaugemal on ka olemas talv ja suvi, mis samuti justkui jätavad mulje pidevalt hea ja halva võitlusest. Nii et võib-olla see hea ja halva võitlus tuleneb üldse sellest maailmast, kus me elame. Kuidas leida head lugu? Et siin on nagu selline asi, et iseenesest, kui öelda inimesele, et hakka häid lugusid rääkima, siis nad ei oska tavaliselt. Aga see ei tähenda, et nad tegelikult ei oska, vaid lihtsalt on olemas mõned põhimõtted, mida jälgides on võimalik hästi tavalistest igapäevastest olukordades ka lugusid tekitada. Ja mitte neid tekitada, vaid siis neid leida õigemini, sest et üks hea loo tunnus tänapäeval, kui see ei ole selgelt piiritletud ilukirjandus, on see, et ta peab olema tõsi. Et ei ole mõtet välja mõelda selliseid lugusid, mida ei ole kunagi juhtunud, välja arvatud, kui see ongi öeldud, et see on ilukirjandus. Siis on see muidugi täiesti mõistetav. Marko ees vabandan, et mul on täiesti võlutud su ettekandest, aga seal oli üks slaid, mille puhul ma mõtlesin, et minu üks slaid räägib sellele vastu ja see tegelikult ei räägi sinu ettekande vastu, vaid räägib selle vastu, et me kipume neid suuri lugusid võtma, mis on nii-öelda kuskil massikultuuris või popkultuuris meie ette söödetud. Ehk kui olla ettevõtja, siis ma mäletan, et mingi aeg kõik rääksid ühest USA tippjuhist, kellel oli Jack Welch, ja temal oli mingisugune võitmisest, oli mingi raamat ja sellised asjad ei ole minu arvates head kohad, kus otsida lugusid, sest need on juba leitud lood ja need on teiste poolt leitud lood. Ja üks kõige rohkem ülekasutatumaid muidugi ongi Steve Jobs siin. Et kõik üritavad olla nagu Steve Jobs, kõik leiavad tema elust tohutult lugusid ja legende, sest see on niivõrd läbi otsitud ja nii edasi. Et neid kirjutajaid ja rääkijaid on olnud tohutult palju. Et seetõttu ma soovitaksin just nimelt mitte rääkida kellestki, keda kõik teavad, vaid otsida mingisugune muu inimene, mingisugune muu olukord, kellest teatakse palju vähem. Või siis, kui rääkida Steve Jobsist, siis peab olema lugu, mida keegi pole kuulnud. Et see mõnes mõttes on võimalik. Et siis, jah, hästi, aga siis te peate kuidagi näitama, miks see, kuidas see üldse tegelikult tõsi on, kui keegi pole tõest kuulnud. Ja nüüd on... Kuna see lugude jutustamine siiski on juba mingisugune üle 10 aasta hästi kuum teema, kuna see tundub tekitavat selgust inimeste peades ja nii edasi, siis on ka teadlased asunud uurima, et kui teil on näiteks mingi toode või kui teil on organisatsioon ja te tahate sellest tootest või organisatsioonist rääkida head lugu, need teadlased on uurinud, et mis selle loo komponendid on, kus seda siis ikkagi üles leida. Ja üks tähtsamaid järeldusi minu jaoks on see, et lugu ei kipu töötama siis, kui ta räägib organisatsioonist laiemalt. Näiteks, et maakondlikud arenduskeskused tegid sellist asja või et Riigikantselei tegi sellist asja või ma ei tea, Leibur tegi sellist asja. See on esimene asi, kus inimesed hakkavad igavlema, kukuvad ära, sest neile ei sobi see kuidagi, ma ei tea, see mõttemaailma ei sobi kuidagi, see ei ole huvitav lugu, see ei ole nagu usutav, see ei ole nagu tegelane otseselt. Aga samal ajal, kui täpselt sama asja öelda niimoodi, et selles samas, ma ei tea, Leiburis on üks mees või üks naine, siis kõigil lähevad kõrvad tikki, et okei, väga huvitav. Ja no, või võtame muinasjutud, ega vanasti ka öeldi, et oli üks kuningriik, või oli üks küla, mis tegi seda, või oli üks talu, mis tegi seda. Ikka öeldi, et
oli üks mees, kellel oli 3 poega ja siis kõige noorem oli nagu natuke imelik ja siis see läheb jutt selle kõige noorema peale. Ehk siis mõelge ka seda, et kui te hakkate mõnda lugu rääkima, et siis mõelgegi sellele, et kuidas see viib ühe isikuni, sest tavaliselt praktiliselt kõik olukorrad viivad ühe isikuni. Ja see on esimene koht, kus te saate hakata kitsendama seda ja vaatama, et kus te seda lugu tegelikult saate otsida. Ja see on hästi, ma ütlen, et see on hästi hea koht, millest kinni haarata, sest et niimoodi ma olen tihti ka ise avastanud, et palju parem on lugusid rääkida. Ja nagu ma ütlesin, dramaatilist pinget on vaja. Kas te märkasite, kuidas eelmine ettekandja iga kord, kui ta rääkis probleemidest, te elavnesite ja hakkasite naerma. Ja samas on olemas, mulle see tohutult ka meeldis eelmine ettekandja, aga samas on olemas selliseid ettekandjad, kes väldivad igal juhul probleeme. Nad ei taha rääkida muredest. Ja sellega nad võtavad ära ühe loo nagu sellise kõige tugevama nii-öelda argumendi number 2. Ehk sa tuled ja räägid, kui hea kõik on. See ei ole huvitav. Niisiis, olge ausad, sest et tavaliselt ikkagi leiabki selle probleemi. Ja ärge kartke, et probleem tekitab teile eeltingimata mingisuguse halva maine või nii edasi. Nii et need uurijad, kes on samuti uurinud, millised lood töötavad, need näevad, et seal peab olema see üks tüüp ja hea nagu sellel tüübil on võib-olla mingi paar omadust, 1-2 detaili, aga seal ei tohi jääda pikalt nagu rääkima, et piisab 1 või 2. Et oli üks mees, kellel oli alati väga sassis pea või ma ei tea, oli üks naine, kes vihkas tuvisid, mida iganes. Üks selline asi ja siis ühel päeval juhtus tal midagi. Ja veel üks asi on see, mis need inimesed muidugi siis nii-öelda sellises kaubanduslikus või korporatiivses mõttes huvitavaks teeb, on see, et tavaliselt nad võiksid midagi teha hästi. Mul on endal meelest kunagi oli mul selline auto nagu Saab ja siis mul oli vähe raha ja siis mul oli väga oluline, et ma saan tehnituses nagu tervest kuupalgast ilma ei jääks ja siis selgus, et Eestis on mingi mees, kelle nimi on Saabi Anti ja see Saabi Anti on männingul mingi kuur ja seal kuuris ta teeb väga, kuna ta on lihtsalt fänn, Saabide fänn, siis ta lihtsalt teeb väga head tööd ja teebki odavamalt. Ja see lugu oli kõigile teada, kelle Saabid olid. Ja siis ma käisin selle Saabi Anti juures, oli tõesti olemas selline mees. Nüüd mul ei ole Saabi Anti loole jätku väga, ma ei tea, ma ei ole uurinud. Tõenäoliselt ka see, kuidas ta seal hakkama sai, kuidas ta siis hakkama sai, kui ta palju rohkem kliente tuli, võikski olla see tema probleem. Ja kas ta seda on lahendanud või mitte, mul tänapäeval ei ole Saabi, ma ei tea. Aga see näide, kus saab ka edasi natuke uurimistööd tehes, saab jõuda selleni, et kust see lugu nii-öelda pihta hakkab. Niisiis ootamatult juhtus üks halb asi. Ja neid tõesti juhtub, aga me alati ei märka seda. Ja siis me mõtleme, et see oli mingi asi, mis oli liiga halb näiteks, me ei taha sellest rääkida. Aga lugude rääkimisel vahel see ausus, nagu ma ütlesin, võib hoopis kasuks tulla, et võite avastada, et auditooriumil on palju suurem sümpaatia teie suhtes, kui te olete aus ja räägitegi väga halvast loost teinekord. Nüüd sellises kaubanduslikus jälle või sellises loos peaks olema ka see, siis et nii nagu teadlased ütlevad, see ei pea olema igas loos, aga ütleme, et kui te tahate midagi nagu loo läbi rääkida oma tootest ja millestki, et siis see mees peaks selle mure järele, selle murega kohtudes otsustama midagi teisiti teha. Et ta, nagu mõnes mõttes see lugu, mida võiks rääkida Eesti põlevkivi avastamisest, et mees ehitas sauna kätte juhtunud kivimitest, pani sauna kütte, saun põles ära. Et see mõnes mõttes on näide sellest, kuidas mehel tuli mure, aga teisest küljest tal tuli ka lahendus. Ta avastas, et ta saab seda kivi kasutada selleks, et sooja saada. Ja siis korporatiivsetel lugudel või sellistel firmalugudel või mis iganes, et nüüd on asjad teisiti. Võiks olla see asi, et nad peakski olema teisiti, see peab olema ka uus lugu, nagu ma jälle rõhutan, et nüüd on nii. Ja sellele võib lisada siis üleskutse, aga mis siis, kui kõik nii teeksid? Ja siis me saame sellise inspireeriva loo, kus me saame minna nagu inimeste juurde öelda, aga mõtleme, kuidas me saaks kõik niimoodi teha.
ja sellest tuleb siis see nii-öelda teadlaste hinnangul selline hea ja tugev lugu. Nüüd ma olen näinud muidugi ka selliseid ka erinevaid lugusid jälle, kus inimesed ei ole nagu tohutult teadustööga kursis ja räägivad ikka väga häid lugusid. Ja ma jälle tahan rõhutada, et see on tegelikult hästi inimlik rääkida lugusid. Üks asi, mida ma olen näinud hästi harva kasutatavatega, mis vahel tohutult hästi töötab, et te tahate oma tööst rääkida, et te võtate objekti reaalselt kaasa. Et te mitte ei tee seda, et te näitate sinna seinale, vaid tassite kaasa. Et kunagi Eesti Energias rääkisin kesktaseme juhtidele sellisest kõnepidamisest ja sealt tuli juttu ka lugude jutustamisest ja nad pidid ise lugusid jutustama. Nad olid üldiselt üsna igavad lood kuni selle hetkeni, kui me ütlesime, ka tooge kaasa neid asju. Need olid need inimesed, kes käisid mingisuguste tiimidega kuskil metsas, et kes tassis kaasa mingi läbipõlenud jublaka ja kes tõi kaasa selle laptopi, millega ta käis metsas, mille nimi on karutapja, sest see on nagu veekittel ja nii edasi. Ja nende kõigi asjadega kaasnesid siis sellised lood. Ja üks selline naljaks näide, et inglise keeles on nagu, inglise keelest on tulnud see väljend, et näita ära jutusta. Et siis üks koht ainult, kus ma tean, et see ei ole hästi töötanud nii-öelda, on Forrest Gumpi film, kus Forrest Gumpilt küsitakse, et kuhu sa siis haavata said ja siis ta hakkab pükse maha võtma, et näidata, et tagumikku sai. Aga üldiselt see töötab, et sa näitad, sa tood selle asja nii-öelda kohale ja näitad, et mõelge sellele võimalusele ka. Minu enda elus oli ükskord selline probleem, et ma juhtisin ühte väikest ettevõtet, kuni 20 inimest. Ja selle ettevõtte põhiline tegevusala oli suhtekorraldus. Selle ettevõtte nimi oli Hill & Knowlton. Ja mina olin siis see, kes tahtis kogu aeg seal firmas öelda inimestele seda, et me saame teha hästi mõjukaid asju, et kui me ainult tahame. Ja samal ajal me ei teinud neid nii tihti. Me istusime laua taga, tegime ikka asju nii, et mis nagu pakuti, selle nagu tegime hästi ära, aga oleks võinud rohkem teha. Ja siis ma olin Berliinis, meil oli suur rahvusvaheline firma ja kuulasin seal teiste ettevõtte juhtide jutustusi. Ja ühed neist Londonist 2 inimest pidid nõustama Malediive. Ja Malediivid on selline riik, millel on natuke selline kahtlane kuulsus nii-öelda inimõiguste osas ja samas väga hea kuulsus turismi osas. Ja Malediivid siis tahtsid Hill & Knowltoni palgata ja need 2 meest läksidki kohale ja nad istusid maha ametnikega, nad vaatasid neid ametnikke, kuulasid nende juttu ja mõtlesid, et me ei saa neid nõustada. Et see inimõiguste värk ikkagi meile isiklikult väga ei meeldi. Ja siis nad läksid hotelli, mõtlesid, et natukene on aega ja mõtlesid, et mis tingimustel me saaksime Malediive nõustada. Ja siis nad panid paberile mingisuguse hulga ettepanekuid, mis peaksid minema Malediivide põhiseadusesse. Ja nad siis läksid järgmine päev ametnike juurde nende ettepanekutega ja ametnikud ütlesid hästi. Et me võime tõesti muuta oma seadusi. Ja muidugi minul oli seda lugu hästi hea rääkida, sest see oli täpselt see inspireeriv lugu, kus ma saan öelda, aga mis siis, kui me kõik prooviksime selliseid asju teha. Ja see meeldis nii minu alluvatele kui mulle endale. Muidugi selle loo taust ja probleem on natuke suurem, sellepärast, et kui nüüd päris nii-öelda eemalt vaadata ja tagasi ajas vaadata, siis ega ma ei usu, et Malediividel tegelikult see inimõiguste olukord sellest kuidagi paranes, võib-olla see sama autoritaarne režiim tänu sellele ikkagi sai kauem olla, aga niimoodi eraldi võetud, et tollel hetkel tundus see mulle suurepärane lugu. Ja seda ma ka nii-öelda mitmeid kordi kasutasin ja rääkisin ja mulle tundus, et see toimis. Aga nüüd ma tahaksin teiega teha ühe sellise kiire harjutuse. Te olete siin laudades nii-öelda üksteise kõrval ja olge kas paarides või 3 kaupa, kuidas teil endal mugavam on. Ja mõelge välja vähemalt üks selline lugu, kus on kuskil olnud üks inimene,
kellel on tekkinud mingisugune raskus või kes on selle huvitaval moel ületanud. See võib olla teie õpetaja, see võib olla teie kolleeg, teie ema, teie vanaema, see võib olla keegi, keda te teate Haapsalus või Pärnus või Saaremaal või ükskõik kus. Mõelge korraks selle peale. Umbes 3 minutit arutage omavahel, kas te leiate mõne sellise loo. Ja muidugi see võib olla ka seotud teie enda tööga kindlasti. Kuna meil väga palju aega ei ole, saate jätkata ka hiljem, siis ma tahan lihtsalt küsida, et kas kellelgi on lugu, mida tahaks juba rääkida? Ei oska rääkida, kui lugu on? No, lugu on siis selline, et Mari on selline naine, et temal on telefon, aga see telefon unub tal kogu aeg maha ja see on tal õunapool näiteks või siis püksitaskus või on joobetaskus, aga tühi sellest, Marit see ei huvita ju. Noh, kõik üritavad teda kätte saada, kuna ta on vajalik ja teda soovitakse. Siis, aga Mari mõtleb, et mul on ükskõik, et ju ma siis pärast võib-olla helistan tagasi, kui meelde tuleb. Aga ühel päeval läks elu edasi ja Maril oli vaja pulma minna. Temal oli vaja juusturisse minna ja juustur pidi tema juurde külla tulema. Noh, Mari siis vaatab, et juusturit ei tule. Mõtleb, et helistab juusturile, aga juustur ei võta telefoni vastu ja teda kuidagi kätte ei saa. Jõuab juba pulmaaeg kätte, juustur ei tule kohale. Muud ei jäägi siis üle, kui minna pulmusassis juustega. Ja niimoodi väga vahalugu juhtus temaga, siis sellel päeval ta sai ka aru, et äkki peaks
telefoni võtma vastu. Aga jumala hea lugu. See on suurepärane näide, kus te lihtsalt, mõelge, kui seal ei oleks seda tegelast olnud, siis lihtsalt ütlema, et vaat kui oluline on telefoni vastu võtta, see, no siis, aga nüüd on nagu lugu selle tagamist nagu veenamised, et näitab, kuidas see asi võiks olla vajalik. Mul endal on ka selliseid näiteid, näiteks ükskord oli mul üks sõber, kes rääkis, et iga jumala aasta, kui ta sõidab maale, siis läheb mingisugune oks läheb suuremaks, et kui ta sõidab nii-öelda raudtee ülesõidu juurde, siis ta enam ei näe rongi praktiliselt seal. Ja siis ma ütlesin talle, et miks sa ei võiks seda oksa ära lõigata sealt. Ja siis ta ütles, ma ei ole seda mitte kunagi mõelnud. Ja siis sellest saab jälle mõelda seda, et see on selline nii-öelda kujund nagu kodanikuühiskonna sellisest mõtlemisest, et kui sa seda teed, siis sa teed seda ka ju teiste heaks. Ja vahel võib-olla on kohti, kus sa võid ise initsiatiivi haarata. Ja samal ajal, kui seda ilma loota öelda, siis inimesed lihtsalt nende mõte jalutab nagu mujale. Nii et on ka palju selliseid väikesi asju igapäevaelus, mille puhul lugu on tegelikult üks võti nagu selle äraseletamiseks. Kas keegi ei tea? Tuli üks lugu meelde, see juhtus telemajas. Aastaid tagasi telemajas oli koht, kus on hästi palju loomingulisi inimesi kohas, on režissöörid, saatejuhid ja aeg-ajalt läheb ikka uksi vaja. Ja kuna all on töökavad olemas, kus ehitatakse kõiki neid saate taustasid asju, siis toimetajad jooksid alla ja ütlesid, et meil on ust vaja. Ja mitte kunagi on olnud neil kaasas mõõtmed. Ja ühel hetkel, mis siis juhtus, oli see, et toimetajad oli jälle, ütles, et meil on ust vaja. Ja siis töömees, kui suurt, mingit sellist. Ja siis töömees läks üles, mõõtis selle ukse ära, läks alla tagasi, tegi ukse valmis. Ja ühel korral siis sai tema karikas täis ja siis ta pani paela peale. Kui tuli jälle inimene ust küsima, et kui kõrged, siis ta mõõtis selle ära. Ja siis mõõtis laiuse ära ja siis tegi selle ukse valmis ja siis hakkasid need mõõdud tulema kauglas tellimusega. Selline lugu. Ma mõtlesin, et lahenduseks on see, et ta teeb inimestele lihtsalt nii väikese ukse. Palun. Mul on ka veel üks selline lugu, mis võiks tänasesse maailma sobitada, et Eestis hästi palju räägitakse, et kas peaks Vene telekanalid ära keelama, kas peaks nagu alustama tohutut vastupropagandat Putinile ja muud sellised asjad. Ja seda kuulates tuleb mul alati meelde see, et kui ma olin kuskil, ma ei tea, 88. aastal olin mingis 8. klassis umbes, et siis ühel hetkel oli selge, et see pagana Vene värk on ikka täiesti läbi ja vahetunnil ma hüppasin mingisuguse poriste ketsidega mingi laua peale ja hakkasin kuskilt ühte Lenini pilti alla sikutama. Ja siis tuli sisse minu kirjanduse ja eesti keele õpetaja Helgi Tering, kes ütles, et kui sa seda niimoodi teed, siis sa ei ole parem kui need teised. Et sa hüppad poriste jalgadega siia peale ja siis mul endal tekkis ka kohe, ma olin nagu lugenud ja teadsin, kuidas proletaarlased oktoobrirevolutsiooni ajal nii-öelda kultuurimälestust ja muude selliste asjadest nagu tallasid. Siis ma järsku sain aru, et selleks, et olla teistsugune ja erineda, ma peaks seda ikkagi viisakalt tegema. Ja võt see on see sama asi, et kui see moraal nüüd tõmmata tänasesse maailma, siis ma arvan, et nii-öelda putinismi vastu võitlemine ei ole putinism, et sa ei pea ise putinistiks hakkama nii-öelda. Et sa peadki olema täiesti teistsugune. Ja see, kuidas tegelikult see õpetaja eeskuju on siiani meeles, et see näitab ka seda, et ka sellised eeskujud ja näited õiges kohas võivad moodustada sellise hea loo tuumiku. Aga kas kellelgi on veel? Me saaks ühe. Jaa. Mul oli muidu mingi muu lugu, aga mul tuli sinu selle Lenini looga meelde tegelikult. Näed, mõned lood kipuvadki ununema. Seda lugu ma ise ei mäleta, aga seda räägitakse minust. Need on ka põnevad lood, mida sa ise ei tea, kas vastab tõele, aga terve suguvõsa kiidab takka, et oli küll niimoodi. Et oli ka üldse nõukogude ajal ja olla mina tädiga 1. mai paraadil käinud. Istusin tädi kukil ja tädi hoidi siis ja teise käega loosungi mingit oma asutuse loosungi teist otsa kinni. Ja mina vaatasin neid suuri plagusid seal ja
polnud mind väga haritud sel teemal. Aga meil maal, vanaema juures, kõik niisugused sanina mehed olid seal istusid poe taga. Ja mina lõikasin sealt kukilt, et näe, juudik. Tädi tõmbas ruttu küüru, lasi selle loosungi lahti ja oli minema jooksnud. Aga see ei ole veel kõik, lugu jätkub tegelikult. Et sellest räägitakse, kuidas ma juba siis olin nõuka vastane, ma ei usu seda tegelikult. Et ma teadlikult olin, aga räägitakse, et kui ma lasteaeda läksin, siis oli ka loomulikult seinal oli Lenini pilt ja ma ei olnud ikka hästi haritud ja küsisin, et kas teil ilusamat pilti ei olnud seinale panna. Ja siis kutsuti lastevanemate komisjon kohale. Niisugused lood. Aga ma mäletan sama hästi, kui ma pioneeriks sain, siis külm ilmani ma kõndisin hõlmad lahti, sest mul oli väga uhke tunne, et ma olen suur poiss ja kaelarätt paistab. Mis see õige lugu nüüd on? Ja see on ka väga hea näide sellisest asjast, mis annab nagu nii palju rohkem juurde, kui see lihtsalt mingisugune faktide. Ütleme, Exceli tabel nõukogudeaegsetest demonstratsioonil käijate, ma ei tea, arvudest või ei suuda absoluutselt sellist tüüpi infot näiteks edasi anda, et millised olid need nagu sellised tükid, mälestused, kujutlused. Nii, aga nüüd on kell jõudnud ähvardavalt kaugele, et võib-olla ühe küsimuse saaks vastata. Usun, aga nüüd ma pean vist lõpetama. Minul on küsimus, ma ei tea, kuidas me haakub. Üks ministritest hiljuti ütles, et suured narratiivid enam ei kehti. Et täna me rääkisime väikestest narratiividest, väikestest lugudest, et kas sellel ministril oli õigus? Ei olnud, sellepärast, et see, mida ta ise rääkis, oli ka suur narratiiv. Ja see, et suured narratiivid ei kehti, see kipub ka olema nagu ise alati toetuma mingisugusele lihtsalt teistsugusele narratiivile. Ja ma arvan, et see, mida ta nagu Eesti Vabariigi peaministrina ikkagi peab silmas pidama, et Eesti ise on ikkagi meie kõigi jaoks üks neist suurtest narratiividest. Ja kui sa ütled, et see ka enam ei kehti, siis tegelikult võiks laiali minna nii-öelda. See on tegelikult postmodernse ühiskonna hästi omane. Näiteks Iotar räägib samast ühes metanarratiivi enam ei kehti. Et kui ma seda kuulsin, nende väikeste lugus, siis tuli nagu see meelde, et aga äkki ongi ühiskond selline, et me tuleme sellest modernsusest välja postmodernsusesse, kus põrkuvad erinevad pisikesed lood ja mingid metanarratiivid enam ei kehti. No selle kohta lühi kommentaar minul on see, et tegelikult kehtivad, aga lihtsalt neid saab ise paremini rohkem valida. Ehk ega inimestel on ikka suured teemad on elus olemas, ei ole kuhugi kadunud. Lihtsalt inimene saab täna valida näiteks mõne teema, mis ei asugi üldse tema lähedal. Ja seetõttu on tekkinud tohutu hulk omavahel konkureerivaid narratiive uutel alustel, aga nad on ikkagi päris suured. Ja selles mõttes ilmselt on mõeldud mingisugune, ma ei saa sellest postmodernismist ja kõigest praegu palju ka rääkida, aga et hetkel, kui me mõtleme, isegi mingisuguseid suuri narratiive toodetakse ju nagu meeletult, kui vaatame kas või nagu Venemaale või vaatame USA-sse või igal pool, et need jätkuvalt nagu tekivad. Vahel me ei tunne ära, et mingisugune tundub, et kõik on killustunud ja tegelikult nende kildude seast mõned on nagu tõusmas taas nagu näiteks suurteks ja uuteks. Samas ma üks aeg, et ma viimasel ajal olen kuulnud sellist seisukohta, et ka toodetega, et inimesi ei huvita enam need niisugused suured tooted, mis on tõesti suures partiis, et see võiks olla just käsitöölistele hea tulevik, et meie tulevik just siin selles globaalses maailmas ongi, et me kõik, kes me teeme pisikest asja, me tegelikult saame müüa oma pisikest lugu ja pisikest toodet ja need lähevad nagu hingi. Ma ei tea, iPhone'id ja igasugused telefonid on ikka nagu pigem täna ka ühtlustunud rohkem. Et võib see on see uus tööstusrevolutsioon, et kus tõesti tootmine läheb nii odavaks ja nii inimeste lähedale, et sa võidki tegelikult hakata tootma väikesi partiisid väikese koguses. Mulle võib-olla isegi see ka meeldiks, aga hetkel seda ju ei ole. See on tegelikult palju vähem. iPhone on, ja teie töötate. Väga hea. Aitäh! Aitäh, Daniel, ja suure aplausiga! Ja nende lugude, kui Kristjan rääkis, siis mina mõtlesin, et
enne läheb, võt sellist vanasõna, et enne läheb päikelooja, kui hiidlasel jutud otsa saavad vastse kuusse. On ju selline vanasõna. Et siis on kohvipaus, 3:30 tuleme tagasi.